õdak. Pliidi alla tuli tehtud ja lihal on hea, kui ta seisaks toasoojas. Siis ma nuusutan ta üle, kas ta on värske. On värske, ei ole hapukat lõhna, võin teda kasutada. Kasutan sisefileed, sibulad, porgandi, riisi, ketšupi, soola, piprasegu ka. Liha lõikan parajateks tükkideks. Sisefilee on õrnemat sorti liha. Ma üritan teha nii, et ma teda ära ei riku. Plofi sisse peaks olema parajad tükid, et korraga suhu panna. See on toit, mis hea veebruaris-märtsis ette võtta, kui nüüd tahaks midagi teistsugust ja kergemat. Täna proovin ära teha plofi. Sain ema käest juhised kätte, teen selle järgi ja loodan, et tuleb hästi välja. Soola panen hästi vähekene. Sool aitab maitseid kinni hoida, kuigi plofi sisse võiksid nad ka ju välja keeda. Panin hästi vähekene. Ja järgmine samm on pliit ja pann kuumaks ajada ja panni peal kõrgemal kuumusel pruunistada. See hoiab mahlad kinni. Hakin ära ka sibula ja porgandi. Ma pruunistan poti põhjas, millega ma see toitu tegema hakkan. Siin on sibula hakkimise trikk. Kõigepealt lõikan sibula pooleks, pooliku lõikan viiludeks risti kiudun ja hoian siit sõrmedega kinni, et ta mul laiali ei vajuks. Nii. Ja siis keeran teistpidi ja ongi hakitud sibul valmis. Lihtsasti. Porgand ka kohe ära hakkida. Ma teen niimoodi, et ma teen ta sektoriteks pooleks ja siis veel pooleks ja siis ma saan siit viilutada lihtsasti. Vahepeal lisan pliidi alla tuld. Meil on kasutusel malmpann õliga. Ajan kuumaks, siia panen liha pruunistuma. 3-liitrine pott. Panin õli põhja ja siia valan sibula ja porgandi praadima. Valasin keedetud vee peale, lasen keeda 20 minutit. Sisefilee on õrn liha, ega palju ei taha. Valmistan ette riisi. Panen 3 peotäit. Riisi pesen külma veega. Valan vee ära läbi sõela. Jätan siia ootele. Nüüd on 20 minutit täis. Aeg on riis panna. Mõtlesin siin vahepeal, kui aeg on edasi arenenud algaja kodukokkaja saab teha kokasaadet. Kas tulevikus saab lõhna edastada? Juba tuleb head lõhna. Valan riisi sisse. Alati ikka segada ka, et ta ei vajuks põhja kinni. Panen kaane peale tagasi. Tasasel tulel keetmine. Nii kaua kui riis on pehme, enne veel lisan ketšupit maitseks ja natukene pipart. Riis on paksenenud ja nüüd tuleb valvata ja segada, põhja ei keeks. Ja enne lõppu maitsta, kas soola on piisavalt. Soola annab maitsekust, ketšupit veel lisada. Tundub, et hakkame valmis saama.